Tere, minu nimi on Ernest Bondarenko ja täna räägime liivast meie toidus. Ma arvan, et paljud mäletavad selle maitsed, et kas lapsepõlvest liivakastist või siis täiskasvanuna paljud on seda proovinud liivase ranna pikniku peal. Aga igal juhul, kas see on ohtlik? Selleks, et vastata sellele küsimusele, me peame minema Rooma impeeriumi ajasse ja tegelikult vaadake raekoja hoone peal on niisugune pilt neiuga nimega Iustitia. Kes on? See on Iustitia ja V-täht loetakse kui U. Ja miks niimoodi? Ja tegelikult praegu hispaania keeles ka B ja V-tähed loetakse enam-vähem sarnaselt. Et miks niimoodi? Asi on selles, et kui me näeme Rooma impeeriumi kaarti, siis tegelikult see on Vahemere rannik, kus tuleb liiv Saharast ja sadaneb välja teravilja peale, igale poole, valmistoidu peale ka. Ja iseenesest teravilja jahvatamise meetod jätab hästi palju jahvatatud leiva sisse, mis on niivõrd abrasiivne, et ta kulub hambad ühtlaselt ära. Ja kui hambad on ära kulunud, siis tegelikult ka B ja V tähel ei ole suurt vahet, et sa isegi võid kirjutada erinevat pidi, kuuled sa absoluutselt ühte ja sama asja. Nii et milleks kirjutada, milleks kaks tähte. Mis puudutab kaasaegset aega, siis me saime liivast lahti ja karedast toidust ka, et praegu meie hambad ei kulu selle pärast. Küll me eelistame magusat toitu ja see on veel üks suur probleem praegu. Ja kaotame oma hambad mitte kõik korraga, vaid ühekaupa. Aga see selleks. Kas liiv või keemiliselt rännidioksiid või siis lisand E551 on ohtlik, seda lisatakse. Me ei saa seda nagu naturaalselt praegu kõrbest, me saame seda lisandina. Ta ei tohi ohtlik olla, sellepärast, et ta on keemiliselt inertne, ta tuleb välja samas vormis, nagu ta tuleb sisse ja ei tee meie kehale mitte midagi. Aga Euroopa Toiduohutusamet ütleb, et kuna kõik nanotükikesed, nanoosakesed on ohtlikud inimese jaoks, siis ka liiva või siis rännidioksiidi nanoosakesed, see tolm võib olla ka ohtlik. Seda keegi ei tea. Keegi pole katsetanud või selles mõttes, et kõik katsed, mis praegu on tehtud, nad ei tõesta, et see oleks ohtlik. Nii et rännidioksiid või siis lisand E551 on lubatud Euroopa Liidus ja see on pakkumisvastane aine. Seda lisatakse jahu sisse ja hetkel, kui te ei hinga seda sisse, siis tõenäoliselt oht on pisike või seda üldse ei ole. Ta ei ole abrasiivne ka, ta on lihtsalt niisugune tolm ja seda lisatakse väga vähe. Aga igal juhul, kui te ei taha oodata, kuni see Euroopa Toiduohutuse amet keelab seda, tahate seda vältida, teil on väga hea võimalus, te laadite alla Food Filter äppi ja panete oma profiili sisse see aine E551, et te ei soovi seda tarbida ja kui te skaneerite tripkoodi, siis ta kohe tunneb selle ära, ükskõik kas on keemiliselt nimetatud rännidioksiid või siis E551 ja paneb selle punasena. Ja siis te teate, et seal on mingi aine, mis te ei taha tarbida. See võib olla ka mingi toiduvärv või mitu toiduvärvi või siis konservandid või allergeenid või gluteen, laktoos, ükskõik mida. Igal juhul Food Filter äpp on just selleks loodud, et te ei peaks lugema neid etikette, te võite lihtsalt skaneerida, kohe saada aru, et kas see toit sobib teile või mitte. Ja ma palun, et te toetaksite meid, kuna praegu ei ole kõige kergemad ajad meie Food Filtril
Te võite jagada seda videot nendele, kes teie arvates vajab seda ja te võite meid toetada rahaliselt. Link on all, suured tänud ja järgmise korrani.